Ladies and gentlemen, welcome on the board. Your captain speaking. Let's make a big applause for the team and Paide Linnameeskonna staff because they have made us proud for 4 last games. We are here and we are going to Sweden. Big applause. I'll join it down to where it's easier. I'm so down to come with nothing ever changes. Go Touchdown, Sweden! Impressions, Dima? Hej, jag heter Oskar. Jag spelar i Paide Linnameeskond. Just nu är vi i Göteborg och imorgon spelar vi mot Häcken. Oskar, mis teema sellega on, et sa rootsi keelt nii hästi oskad? Kui ma olin 8-aastane, siis ma kolisin perega Rootsi, kuna mu isa töötas Rootsis ja elasin Rootsis siis 7 aastat ja siis kolisin Eestisse tagasi. Kus kandis Rootsi mõistes sa paiknesid ja elasid perega? Ma elasin Stockholmis ehk Stockholmis veits eemal, aga no pigem ikka Stockholm. Ehk et sinul on Rootsi jalgpall kenasti jalgades. Mis punt see oli, mille all sa oma jalgpallihariduse omandasid? Suuremast osast oli see Bromma Poikarna. Mingi aeg olin ka Aigis, aga muidu oli ikka Bromma Poikarna. On sul mingil määral teistsugune või erilisem tunne ka minna nüüd siin Häkkeniga kokku, sest et printsiibis on sul võimalik meestega justkui sinu teises emakeeles suhelda? Ei, ikka on lahe siin olla, et mul tuleb ka paar sõpra vaatama mängu ja ikka on lahe siin Rootsis olla ja rootsi keelt rääkida ja kõik Rootsiga mulle meeldib, nii et väga lahe, väga lahe. Super, tänud sulle, Oskar! Mul tasus nagu täna esimene. It's the same drop somewhere here. I mentioned during the game if I see some other spaces. Like I said before these games, before every game, game starts now. It's pre-match training, set the attitude, set the bar today. I know we have a lot more to show, we showed a lot, but I know we have more in the tank to show. So let's show it, okay? Come on!
Poiss, laula midagi rootsikeelset. For sure that you're not planning to go anywhere. Wrong ball, you go to fucking transition. There's no, we'll die again. Väravahtide treener Jüris Sahkur, oleme jõudnud Bravida areenale ja siia ilusasse Göteborgi linna. Kuidas esimene päev siin möödus? Käisime toanabril, käisime linna peal, väga mõnus, ilus linn, sõime, puhkasime, tegime mängueelse trenni ka siin, väga ilusal kihvtil areenil, nii et ma arvan, et esimene päev on hästi läinud ja oleme homseks valmis igal juhul. Teada on, et Häken oskab lüüa, lõid nad Luksemburgi klubile 6 kaupa. Mida me täna sinu perspektiivi läbi ja väravahtide perspektiivi läbi arvestama seal peame? Kuigi meil oli väga vähe aega valmistuda matsiks, siis ikkagi vaatasime välja, mida nad teevad. Ootame sellist väga kiireid üleminekuid, väravahtidega tahaks olla valmis 1 versus 1-deks. Tõenäoliselt tuleb palju selliseid madalaid krosse kasti. Kasti tagant lööjad on väga ohtlikud, nii et selle 2 päevaga nii palju, kui me jõudsime valmistada, siis tahaks öelda, et valmis me oleme, kuigi see oli rohkem teoreetiline, aga et lõpuks midagi uut ei ole, et tavaline väravahtide mängupäev. Selge on see, et meil on kaitseliin teinud suvise ülemineku aknaga parajaid muudatusi, kus siis Milan Delevich ja Michael Lillander on sinna tagaliini lisandunud. Kuidas sa hindad, et Jarjul on meestega tutvus ja sõprus sobitatud ja üksteise mõistmine täielikult saavutatud? Kindlasti, et ma arvan, et Delevich ja Lillanderi näol tuligi juurde rohkem sellist vokaalseid liidreid sinna tahaliini, mida meil ilmselgelt oli vaja. Loomulikult nad mõlemad on nagu kvaliteediga ka andnud meile nagu tohutult juurde, seega Järju ja väravahtide osakond on uute täiendustega igal juhul väga rahul. Väga hea, sobib. Aitäh sulle, Jüris. Edu homme. Dima, come on. We are staying in the league. Yes. It's derby time. Come play. But I was... I don't think you're aware. No nii, esimene täispikk päev siin imeluses Göteborgi linnas on jõudnud õhtusse. Kõhud on täis, meeled on head, mehed on suurepärases vormis ja tehtud on ära ka edukalt mängueelne trenn, kus siis tutvusime homse mänguareeniga ja lihvisime oma vormi ideaalsesse seisukorda. Ega siin pikemat juttu ei olegi, kui et tuleb taaskord tänu avaldada ka reisispetsialist Edgarsile, kes ta meile selle Radissoni hotelli välja ajas ja tuleb öelda, et see on üks suurepärane hotell, sellepärast et 2 päeva peale meie lahkumist jõuab siia kohale ka Atletico Madrid. Ühtlasi on siin ööbinud Chelsea, Manchester City, United ja kõik muud maailma tippklubid, nii et oleme igati heas keskkonnas. Läheme vaatama oma enda tulevikutalendid üle, küsime neilt kiirelt, kuidas tujud ja meeled on. Robin Kane, Patrick Kristal, Oskar Öim, loomulikult eelmise kodumängu lemmik Daniel Luts. Kuidas tunne on kuulda, et sinu voodis võib-olla potentsiaalselt on maganud Alvaro Morata ja muud Oblakid ja muud siuksed tegelased? Ma arvan, Alvaro mõtleb, et mis tunne on, et mina olen nagu tema voodis.
see lause kõlab imelikult, aga me kindlasti paneme selle bloogi sisse, nii et aitäh sulle selle suurepärase lõpetuse eest. Head ööd, Patrik!